tere, mina olen Kellu ja täna on mul krõpsuisu ja ma leidsin Prismast sellised krõpsud nagu mingisugused seiklusemaitselised fetajuustu ja oregano krõpsud kreeka hingega. Ja siin peal on kohe kirjas, et 30% vähem rasva ja õlis neid praetud ei ole. Sellised ja kestavad siin septembrini 2020, nii et natukene aega neid süüa. Ma ei ole neid tegelikult kunagi näinud ja ma isegi näinud Prisma kodukal sarnaseid krõpse. Siin on mingid salsa ja mingid muud sinihallitusjuustu krõpsud, aga neid ma ei ole näinud. 90 grammi, nad on siiamaani täis ja nad on nunnud. Et oligi täpselt siiamaale, ülejäänud kõik on tühi, aga ilmselt sellepärast, et õhku jätta, et nad katki ei läheks. Aga ma kohe näitan, kui nunnud nad on. Nii. Sellised nagu mingid küpsised täiesti. Näpi kui lahedad. Okei, hambad sisse. Muuseas, ma oleks nagu sarnast midagi saanud. Minu meelest ma olen kunagi proovin kartulivahvleid Balznaki omasid, on sarnase maitsega. Nii. Nad ei tundu, ikka näpu all nats on rasvased, jah. Et siin on küll kirjas, nad ei ole õli sees praetud, aga nad ei maitse rasvaselt, aga näpu all natukene ikkagi on. Nad on nii mõnusad, nad on paksud. Natuke nagu, ma arvan, et ta ikkagi ei ole päris kartulilaast, et ta on pressitud siuke kartulipüreelaast ja siin on niisugused nõhulised mullid on nagu sees ja aga nüüd tahtis kurku minna. Hamba all on ta siuke mõnusalt paks. Väga hea. See on õrnalt maitsekas. Ehk siis, kui sa ei taha väga kanget krõpsu, siis see just sobib. Vaatad seal filmi ja muudkui sööd niimoodi, et see lüke. Aga ma ei tea isegi, ma ei tunne nagu, no ma ei ole ka väga nagu fetajuustude ja selliste nagu sööja, on ju. Et siin on arvatavasti natuke küll seda juustu maitset, aga kõige rohkem ma tunnen kartulikrõpsu ja tilli ja soola maitset. Siukest ehedat eestimaist krõpsu maitset. Väga hea on. Nii, aga see selleks. Kuna ma ei saa siia ekraanile kohe kuvada, milline see poest välja näeb, siis ma tegin oma slaidi. Ja vaatame, mis siin sees on. Nii, siin on 100 grammi peale, ehk siis peaaegu terve selle suure paki peale 476 kilokalorit. No 90 grammi peale natuke vähem, aga kõige rohkem, mis sa siit saad, on süsivesikuid ja siis natukene rasvasid, peaaegu 20%. Natukene siis palku ka, ja muidugi soola. Nii, aga ma siin enne vaatasin, et peale siukse tüüpilise nagu koostisin on 2 asja. Maitse tugevdajad, mononaatriumglutamaat ja dinaatriumguanülaat. Ja mõlemad on sisuliselt samad siis kui naatriumglutamaat, ehk mida pannakse vorstide sisse, muude krõpsude sisse ka. Õhetama hakkab nahk, iiveldused tulla, seedehäired, südame kloppimised, lihasvalu, peapööritus. Ja et mõnedel inimestel algab siis juba sükene ülitundlikkus söögi ajal, teistel pärast sööki. Noh, nagu ma olen varem ütelnud, et kõik siuksed asjad ma jätan poodi. No põhimõtteliselt. Kuigi ma olen varem ka krõpsu söönud ja erinevatel üritustel vahel niimoodi krõpsu söönud, siis minu nagu mõte on see, et ma ju
tavainimesena ei tea väga hästi, kui kauaks jäävad sellised ained mulle organismi ja kuidas nad reageerivad minu organismis muude asjadega. Et võib-olla see hirm või kartus või niisugune ettevaatus on täiesti alusetu, aga kunagi sa ei tea, millal sinu organismi selles mõttes nagu enam ei talu seda. Sellepärast nad on nii jumala ägedad, aga ma jätaks nad poodi edaspidi või siis, kui sul tekib väga suur soov neid süüa, ära tihti söö. See on su enda tervise huvides. Nii, aga nüüd hops. No hind on sellel kuskil siin 2 euro kanti ehk siis 90 grammi krõpsu. Ei ole väga odav. Vaatasin Selveri kodukalt. Ehk siis ülejäänud on kuskil 140 grammised, 200 grammised krõpsukesed. Need on natuke nagu odavamad. Et siis niisugune delikatess krõps ja siis ma vaatasin vahepeal, et imestasin, ma ei tea, kas see nüüd siin on õige. Mul ei ole ühtegi Leisi pakki käe pärast, aga Leisil on ainult 256 kilokalorit ja see on sibula maitseline krõps. Et ma ei tea, aga samad ained on sees tegelikult. Nii et kui sa tahad vähem kaloreid, siis proovi Leisi näiteks. Aga okei. Nüüd ma hakkan tundma seda juustu maitset siin sees. Nüüd ma tunnen niisugust nagu, ma ei tea, kas võib öelda basilikas ja midagi sellist ja tomatit natukene ja ma vist harjusin ära sellega, nii et on mõnus. Ma juba kujutan ette tipikastmeid ja grillikastmeid ja igast asju sellega. Ainuke asi jah, et see Tobe Hiina restorani sündroom ja see on naatriumglutamaat seal. No on vist 2 erinevas variandis, nii et söö harva. Okei? Nii, aga ma võtan oma targa vihiku ja paneme sellele hinde kaha. Tervislikkus? No, krõps ei ole nüüd küll väga tervislik, on ju. Et nii kui ma enne siit vaatasin, siis rasva saab siit, süsivessikuid saab. Ülejäänud on maitsed tugevdad, lõhna, maitse, niisugused asjad. Et ma ei tea, naatriumvesinik glutamaat vist päris ära ei koksa, aga tervislikkus, no siin pole nagu midagi tervislikku. Paneme siis talle, paneme 3. Ei pane nii palju, paneme 2 ja siis üleüldisest tervislikus mõttes paneme talle ka 2, siit ei saa midagi head. Hind on tal kallim, no paneme hinna, paneme 4. Siis maitse on tegelikult tal mõnus ja järelmaitse on nagu väga hea ja see kogu see, kuidas see nagu meile presenteeritud on, maitse on hea. Maitse paneme 6. Üleüldine väärtus sellel asjal. Sa saad siit väga mõnusa krõpsu, väga maheda maitselise, just sellise, mida on hea kasutada muude nagu maitsete kõrvale ja ma arvan, et see niisugune presentatsioon, millised need niisugused ümmargused mõnusad krõpsud, see on väga lahe. Aga kuna ta sulle midagi ei anna, seal on niisugused pigem ahvatlevad sind sööma seda ja see on sõltuvust tekitav. See naatriumglutamaat siis, väärtust ei ole, paneme 2. Nii, ja nüüd arvutame kokku. Nüüd tunne tulemus. Et ma kõigepealt tahaks kiita neid krõpsukaid. Et ta on kihvtilt tehtud, lahedalt vakitud, äge kuju, kõik asjad. Aga kuna selleks, et mingi maitse siit üldse tuleks, siis on siia pandud teislikke asju väga palju sisse. Nii et kurb, kahju isegi. Sükene kogemus siis oli täna krõpsudega. Ma arvan, et silmaringi avardav ja selles mõttes väärtust.
aga tervislikus mõttes pigem mitte, nii et las jääb edaspidi poodi. Aga meie näeme teiega juba õige pea, nii et uute toredate maitseteni ja maitsmisteni, tšau!